tere, mina olen Romi. Mina olen Robin. Kaamera tagant tervitavad meid Meribel, Maarja, Kirke, Markus ja Hannes. Ja meie oleme kultuuri. Täna siis meil kultuurikorralduse osa. Meil on külas Joosep ja Reilika. Tere. Tere. Ja jah, teeme podcasti. Oleme toredad. Siis alustame sellise toreda soojendusküsimusega, et kui sina oleksid loom, siis mis loom sa oleksid ja miks? Joosep, sa võid alustada. Mul tuleb, et mulle tähendab siuke tunne, et see läheb kokku selle mänguga, mida me siin enne mängisime. Ma ütlesin saarmas vist. Ma oleks ka saarmas. Väga armsad loomad. Ma arvan, et ma oleks saarmas. Või kass. Jaa, ma oleks kass. Sest et mul on 2 kassi ja ma väga samastun oma kassidega. Mis loom sa oleks, Romi? Ma oleks ka saarmas, kusjuures see on minu vastus. Ma tahaks ujuda kogu aeg. Riina. Tahaks olla mingi karu. Ma saaks talvel magada. Mul ei meeldi külm. Jah, aga lähme siis asja kallale ka. Mis on kultuurikorraldus teie sõnadega? Täiesti vabas vormis. No nii, tahad alustada? No, kultuurikorraldus. See on midagi sellist, mis on meie ümber kogu aeg, aga samas ma tunnen, et see, mida me siin õpime, teeb selle kuidagi spetsiifilisemaks ja siis see, mida sa näed, mis on meie ümber kogu aeg, siis see tundub järsku kuidagi nii siuke, et mis te asju valesti teete? Väga poliitkorrektne. Okei, no ma ütleks, ma nõustun kõigega, mis Reilik ütles, aga lühidalt siis ma ütleks sündmuskorraldus, ürituskorraldus, loome mingit uut väärtust kultuurile, toome kõik kokku, paneme kõik hästi tundma, uued kogemused. Tahame inimeste selle naeratuse suule tuua ja mõnikord ka nutu, ma ei tea, teed teatrit kellegile. Ja siis, kui ma käisin seal avatud uste päeval, siis oli ka see, et nagu proovid seletada inimesed kultuurikorraldus, siis ma ei et korraldus on nagu see üritused ja siis kultuur on nagu miks, vaata. See on nagu minu arust hästi tore mõte. Sest aga kultuurikorraldus nagu ma arvan, et enamus inimesed nagu ei oska isegi nagu arvata võib-olla, mis me teeme, sest me oleme ka kultuurikorralduse tudengid ikkagi juhuslikult. Et kui te nagu peaksite selgitama, et mis siis, kes see kultuurikorraldaja on, mis teeb üldse, et tundub nagu üks suur müsteerium, et põhimõtteliselt nagu võid ju kõike teha, aga mis see siis nagu teie arust on see kultuurikorraldaja, mida teeb? No ma isiklikult defineeriks seda võib-olla siis niimoodi lühidalt, et sa oled see inimene, kes toob kõik teised kokku, nagu ka näiteks täna siin see podcast, ma saan aru. Pole tänu väärt. Palun. Et teil tegelikult terve suur ja äge meeskond selja taga ja oled nagu nii-öelda see inimene, kes kirjutab, mul on seda vaja, mul on seda vaja, mul on seda vaja. Korraldad nagu ära kõik selle mingi eeltöö ja siis juba teised professionaalid ja sõbrad ja inimesed ja kõik tulevad aitavad sind ja ma ei tea, oled see nagu juht mingis mõttes? Ja mulle meeldib see mõte, et tood inimesed kokku, et kõik siuksed eri valdkonnad, sa oled nagu justkui logistik, et kõik erinevad valdkonnad, sina justkui suhtled nendega ja siis kõik saavad kokku ja siis tuleb midagi vinget sellest, et me kõik koos teeme ja see on see, mis on kultuurikorraldaja amet. Väga vähe. Roll. Aga lähme siis täitsa algusesse. Kas üldse mäletate, milline teie sisseastumine välja nägi? No nii, tahad alustada? No mul on sellega üks siuke väga hea lugu. Väga hea. See lugu, see on tõesti hea lugu. Olen, millist sa nüüd mõtled, aga ma tegelikult tulin siia õppima sellepärast, et mu eks-poissõber tegi bändi. Ja minust pidi saama nende bändi manager. Ja see oli see üks ja ainus põhjus, miks ma tulin siia kooli õppima. Tegelikult tahtsin treeneriks saada, aga see selleks. Ja vahetult enne kooli algust me läksime lahku. Ja esimesed pool aastat ma mõtlesin väga sügavalt, et mis ma nüüd teen siin? Aga siis hakkas meeldima? Noh, sportlase hing peab asjad lõpuni tegema. Okei, ja Joosep? No sisseastumisest ma mäletan nii palju, et ma ka alguses ma ei teadnud üldse, et ma siia tulen. Kuidagi see Kultuuriakadeemia oli nagu peidus mu valikute eest või ma ei tea.
üldse kuidagi ei mõelnud selle peale ja siis lõpuks ma kuidagi avastasin selle, tuli välja, et siin on väga palju tuttavaid mul tegelikult. Kandideerisin, polnud nagu väga suuri ootusi, et läheb hästi. Katsetel täiega hästi läks, vestlus, väga äge, väga cool. Noh, nüüd on see sisseastumisprotsess muidugi kõik veits muutunud, aga ma ei tea, koha esimesel päeval ma mäletan, et ühe kursakaaslasega kohtusime seal vestlusukse taga ja lihtsalt niimoodi nipsust saime sõpradeks ja mega siuke hea kogemus ja tõi ka veits seda närvi nagu allapoole enne seda vestlust ja aga kas teil läks midagi sisseastumisel nagu täielikult nagu lapp? Ma saan aru, et läksid lahku vahelt enne kooli, aga ei no sisseastumisel me olime koos veel. Aga ma ei tea, see ei ole vist see, et lappe läks, aga ma mäletan, et ma ütlesin lõpus selle lause, et ma töötasin Amrita kohvikus tollel ajal ja siis väga paljud õppejõud käisid seal väga tihti koosolekutel ja söömas. Ja siis ma ütlesin selle lause, et kui te tahate Amritas sõbra soodustust, siis teate, mis teha. Ülihea müügiartikkel. See on mingi alkemaks tegelikult, aga puhul. No siin ma olen. Mul meenub selle nässu minemisega see, et me pidime referaati või esseed ka kirjutama. Ma ei tea, kas see nagu enam on asi. Ühesõnaga, siis teemaks oli vist, et mis väärtusi loob kultuur kogukonna kokkutulemiseks ja midagi. Ühesõnaga. Ja mul, see pidi üks A4 olema, mis tegelikult ei ole üldse pikk, on ju. Aega oli ka tegelikult mingi tund aega. Aga kuidagi siuke närv oli sees, et ainuke asi, millest ma suutsin rääkida, oli nagu laulupidu. Ja ma tunnen, et seda tuuakse igal pool nagu mingi referaatides ja nagu näideteks, vaata kui mingisugusest, ma ei tea, kultuurist üldse Eestis nagu rääkida tahetakse. Ja siis ma lihtsalt rääkisin laulupeost, tantsupeost, aga mul läks väga hästi ja tundub, et õppejõududele ka meeldis, sest et sisse ma ju sain. Ma ütleks otseselt see nässu minemine, aga lihtsalt nagu mõte jooksis nii kokku, aga siis lihtsalt panin nagu seda, mis tuli ja töötas. Ma kujutan ette Joosepit kirjutama. Ma ei tea, mis ma teen. Oli küll. Ja kusjuures nüüd 4. aastal, me oleme mõlemad 4. kursusel, siis mul oli üks loeng, kus oli ka vaja referaat kirjutada juhuslikult. Ja samuti kuidagi oli see muusikaga seotud või midagi. Ja siis jälle mõte jooksis kokku ja hakkasin laulupeost ja tantsupeost kirjutada. Aga ma sain A, nii et noh. Okay. Ja ma mäletan ainult enda sisseastumiskatsetelt ühte õppejõudu. Selline sinäppi kollases pintsakuga mees istus meil Rõigas või? Jaa, Rõigas. Ei, aga ta oli nagu siis juba huvitav, ma ei saanud aru, või siis ma olin enda peast. Ei, mul oli väga hea meel, me olime samas ruumis ja mul oli see chill vend vaatas. Ja aga mina mõtlesin, et ei ole isegi nagu kultuurikorralduse õpe, ta nägi välja täpselt mingi nagu ma ei tea, teeb mingit päratehnoloogiat, vaata, ja siis kohe tuli majanduspoliitika. No jah, ei, tegelikult hästi lahe õppejõud. Kui te ise saaksite ühe aine luua, siis õppejõuna, mis aines oleks? Et midagi, mis siis lisada kultuurikorraldusele juurde, mis oleks see üks mingi aine, mida oleks juurde vaja meil? Täiesti nullist, jah. No ma nüüd naljaga ütlen selle, et kuidas sõpradele öelda, et ei, sa ei saa listi. Osta mulle pilet, toeta mind. Aga võib-olla mingi selline aine, kus just seda juhtimise poolt õppida ja mitte selles valdkonnas, et juhtimine tehniliselt, vaid juhtimine just nii-öelda vaimselt, et kui sa ise ei ole just kõige motiveeritum või kui sul on endal elus mingisugused vaimsed mured, et kuidas siis ikkagist motiveerida teisi ka neid asju tegema ja mitte kaotada seda ära. Jah, võib-olla midagi sükest. Ma arvan, et ma olen seda varem õppejõududel isegi öelnud, et minu arust võiks kultuurikorralduses olla veel mingisugune tehnilise produktsiooni või nagu mingi tehnika, nagu mingid alused, et meil esimesel aastal on nagu midagi, aga see on nagu väga põgus ja nagu väga äge oleks nagu seda kõike maailma, mis siin praegu toimub, nagu lähemalt nagu teada, et osata nagu mingisuguseid nagu baasasju kasvõi, et see on minu arust nagu asi, mida oleks vaja. No ja näiteks tehnilise raideri lugemine tuleb mul kohe nagu meelde, et see nagu tuleb ajaga nagu kogemuse käigus on ju, aga jah, kui sa oled nagu puutud varem kokku juba, et siis kindlasti oleks kergem. Ma istusin selle sama koha peal, kus Robin umbes mingi tund aega tagasi ja siis ma just vaatasin, mis toimub. Siis ma mõtlesin, tahaks ka teada, kuidas on käinud. Aga jah. Kultuurikorralduse võlu. Ei no alati saab juurde õppida. Jah, alati saab juurde õppida. Aga meil oli ju heli ja valguspraktika. Ja ma lihtsalt tunnen, et nagu esimesel aastal see on nagu ära ja siis nagu unustad 4. aastaks ära, kui sa nagu just ei kogu aeg ei puutu kokku sellega või . Pluss ma tunnen, et me ei õpi seal ikkagi nagu päris seda, mida kultuurikorralduses vaja on, et kuidas lugedagi
mingisugust helitehnoloogide kokku pandud riderit, kus on mingid X-id kuskil tabelis, kaua see vahetusaega võtab, nii-öelda bändide vahetusi ja nii edasi. Et seda poolt me siiski ei õppinud, me lihtsalt õppisime seal poolnaljaga, et kuidas nüüd mussi teha, kuidas mikrofone sättida, kuidas valgust teha, noh valgustehnoloogia oli meil üldse siuke näidendi pool minu meelest. Et see oli pigem siuke tahate lõbus. sellest pikemalt rääkida? ei, Ei, ma ei mälesta, mis selle nimi oli. aine või õppejõu. Ei, see mees, liikumatu mees. ei mäleta. Lihtsalt oli siuke, noh, natuke aeglasem aine, ma ütleksin. Aga lõbus oli. Väga lõbus oli jah, selles mõttes. Okei. Aga kas te nagu, kui me nüüd eriala nagu spetsiifikast räägime, et kas teil on ka mingi absoluutne lemmikosa kultuurikorraldusest või kultuurimaastikul töötamisest? Jaa, Kohe tõmbab silmas ära. mina võin kohe alustada, minule meeldib väga rääkida ja ma olen väga tänulik, et te me kutsusite ka siia, aga ma arvan, et see kommunikatsioon on nagu üks kõige ägedamaid asju nagu kultuurikorralduse juures. Et noh, nagu me enne rääkisime see, et sa tood inimesed kokku, on ju, korraldad nagu selle nii-öelda taustatöö ära või noh, jah, saate aru küll, mis ma mõtlen. Ja siis ongi kuidagi see, noh, meilide saatmiseks on ju, aga lihtsalt ongi need kontaktid, uued tutvused, kõik see nagu, mis tegelikult sulle tulevikus ka mega suureks nagu plussiks on. Mulle nagu väga meeldib see pool siis. Jah, üks asi on see sotsiaalne võrgustiku pool, aga samas minu jaoks on ka see, et see sotsiaalne võrgustik omakorda toob kokku need kõik lõbust inimesed ja et me kõik koos tahame midagi ära teha ja siis see tunne pärast, kui on see nii-öelda asi tehtud, et jess, me kõik koos tegime selle ära ja siis see on nagu siuke meeli ülendav kokkuhoidev tunne minu meelest. Just. Ei, muidugi ka noh, me ei saa unustada, et pidutsemine on tore. Keegi kunagi ütles mulle, et sa õpid ju ülikoolis pidutsema nagu, mis on nagu, noh, mingis mõttes nagu aus, meil siin Kultuuriakadeemias on väga toredad peod, aga samas me ju korraldame kogu aeg neid ise vaata, et siis nagu noh. Ja minu arust on üks Viljandi võlusid, et see pidutsemise pool, et see ei ole nagu ainult see, et ma käin pidudel, vaid lõpuks on see, et sa korraldad kõik asja ise ka ära. Ja noh, nagu öeldakse, et siis tegelikult peaks rohkem. See on väga see pole üldse poliitkorrektne, mida ma ütlen, aga et noh, et kus meil kultuurirahastus tuleb, et siis erinevatest toredatest aktsiisidest, et siis neid toetada natukene võib-olla. Aga mis on selline asi, mis vererõhku tõstab või selline, et noh, et väga nagu noh, et pead tegema, aga nagu tegelikult ei ole see, et nüüd ma hullult tahan. Ma ei tea, mul nagu, ma arvan, et no eks ikka raha teemad on siuksed vaata, mis on nagu, et noh, sa pead seda tegemast, et see on kõige olulisem asi on ju mingi asja korraldamise juures. Aga noh, eks ikka tekib neid pinglis olukordi, kui rahased liiga vähe, jääb puudu, mingi asi liiga kallis on ju, noh, ja siis see skeemitamine, et kuidas siis kuskilt juurde saada või noh, kuidas mingi asja pealt säästa. Et ma ei tea, üldjuhul, kui ma olen kuskil meeskonnas olnud, siis on nagu kindlasti olnud keegi parem nagu nii-öelda finantsinimene, kes on osanud mind siis aidata või kuidagi. Et kui ma peaksin valima, siis ma ise ei oleks kunagi see finantsisik, kes nagu vastutab selle poole pealt. Ma saan hakkama, aga lihtsalt see raha nagu teema, noh, suured numbrid käivad ka läbi muidugi kultuurimaastikul, et siis noh, see vastutus ja kõik see, et peab nagu närvi olema selle jaoks. Tea, see on nii huvitav küsimust, et ma mõtlesin nagu kõikide nende kogemuste peale, mis ma nüüd siin saanud olen korraldamise käigus ja otseselt ei meenu midagi sellist, mis oleks nagu tõesti siuke samas made poodiumid. Nende tassimine. Me proovisime ise Karmeniga tassida neid. Me ei jaksanud. Aga kusjuures nii huvitav, sest ma olen nagu ka 4 aasta jooksul nii palju poodiumit pidanud tassima, nagu nende saamine on nagu iseenesest ju nagu ei ole nii keeruline, aga nagu miks sulle siis närvi sööb see või? Ei noh, et ma ei jaks ise tassida. Et tassib, okei. Aga no ma ei tea, kuidagi ma olen nii head inimesed vist ümber olnud, et kõik siuksed mured on saanud väga kiire lahenduse, kaasa arvatud need poodiumid ja nende tassimine, et ma ei tea jah, kuidagi siukest vererõhku ma ei mäletaks, kuigi ükskord Kunstigi tänaval. Seal ma küll mäletan, kui see on siuke suve algus, enamus meie tiimist ei olnud ikkagist kohalikud Viljandist, siis nad läksid koju ära juba ja siis nad tegelikult pidid korraldama, aga siis nad jäid kuskil koju ja siis see oli küll siuke, et noh, natuke vererõhk tõusis, aga pole hullu. Sa oledki siuke rahuliku närviga tavaliselt vist? Ei või? Kodus mitte. Mu elukaaslane nõustuks sellega.
ma ise nõustun. Ai, see on klassika, mul on ka see, et mingite projektidega see on see, et nagu väljast on kõik see, kõik on hästi, vaata. Siis lähed koju, siis halloo. No ma mäletan, et alguses, kui esimesed modekontserdid olid, siis mu elukaaslane nagu, et ma olen 6 aega sinust nüüd eemale. Ma ei taha näha 6 aega sind. Oleme nagu niimoodi, et vahepeal saame kokku, aga tee oma asi ära ja siis näeme jälle. Wow. Aga nüüd on see väga palju paremaks läinud. kogemus. See on nagu mingi psühholoogi seanss praegu. Nüüd on palju paremaks. Mul läheb hästi nüüd. Käisin baariteraapias. Tegelikult asi on nii hull. Nagu kui me kogemustest räägime, kas on mingi siuke projekt või mingisugune üksiksündmus või mingi kett, mis kohe nagu tahaks rääkida, et see oli lahe, et see sai tehtud. No ikkagi see kontsertisari Mode. Väga lahe. Mulle ka väga meeldib. No eks ole. Ja järgmine kontsert toimub 1. aprillil Paruni Trahtris kell 19:00. Jälgige kõik Instagramis, Facebookis @kontsertisari Mode. Turundusminutid. Näeme seal. Ei, see on tõesti lahe. Mulle väga meeldib visuaalid, mis seal tehakse. Hästi Tubli Robin. ilusad plakatid ja bändi tutvustused. Väga hästi saad hakkama, Robin. Aitäh. Aga selle poole pealt ka, et ma olen hästi palju nalja teinud muusikaosakonnaga, et ma tegelikult ei tulnud kultuurikorraldust õppima, vaid ma tulin lihtsalt kontserdisarja korraldama, sest ma olen seda 3 aastat või 3. aasta läheb ja 4 aastat on õpe. Seega jah, see on mul väga hinges. Ma arvan, et mul hetkel kõige nii-öelda värskem on Viljandi vanalinna laternad. Et tegemist oli mu enda lõputööga ja ka nii-öelda südameprojektiga siis, et tuua mingi kogukond kokku ja siis pakkuda neile mingisugust talvist toredat siukest võlumaad. Romi oli mu meeskonnas tegelikult täitsa. Fotograaf ja sotsiaalmeedik, nii et sotsiaalmeedik. See oli tõesti meedikud vaja. Aga ei, ma ei tea, jah, see on kindlasti üks südamelähedasem projekt, sest et no see ongi nagu see, mida sa 4 aastat oled õppinud siin ja siis on lõpuks väljund, on ju. Näitad, tegelikult sul sama jumadega ka justkui, on ju. Noh, jah, ta on siuke, et ma olen koos Modega kasvanud. Jah, ma tunnen, et just see on hästi siuke vinge. Ja no südamelähedastest projektidest mul meenub ka tegelikult Viljandi kitarrifestival, et seal ma olin alguses vabatahtlik ja seal oli nii meeletult tore ja siiras ja südamlik tiim. Ja siis mulle pakuti, et eelmine aasta tule tee sotsiaalmeediat seal. Ma olin nagu, et davai. Ja Davai, okei, ma mõtlen selle peale. ja sest ma mõtlesin, et see oli mu teine praktika ja siis mul oli 2 valikut. Ja siis ma just selle poole pealt mõtlesin, et kus ma edasi tahaks töötada. Et sinna ma lähen praktikale ka. Mul oli Elamuspank ja siis Viljandi kitarrifestival. Ja siis ma teadsin, et Elamuspangal on nii hea tiim, et nad ei vaja kedagi ja siis kitarrifestival tegi selle pakkumise, siis ma olin nagu, nice, davai. Tegelikult sellest peaks üldse minu just rääkima, nagu võib-olla siis inimesele, kes ei ole kultuurikorralduse õppekava tutvunud, et mis siis nagu, üks asi on see formaalne pool, vaata, et me käimegi loengutes, aga siis teine pool, mis on palju põnevam, on see, et meil on nagu põhimõtteliselt kohustus iga aasta käia praktikal. Ja käi vabatahtlikult. Me võiks sellest rääkida, et nagu mis teie nagu sellised eredamad või ägedamad kogemused on olnud, kus te olete käinud mingitel üritustel, sest et nagu, kes ei tea, siis on see, et see kultuurikorraldaja põhimõtteliselt see on juba 1. semestril, ütleb sulle tavalise programmi juht, et ja teed kohe esimesed need praktikad, esimesed vabatahtliku tööd ära ja siis vaatame edasi. Et kas teil on mingid eredaid mälestusi nendest aastatest, kus te olete nagu, see üritus oli ülilahe või just vastupidi, et sinna üritusele mitte kunagi ei läheks? No kõigepealt ma tahaks välja tuua selle, et sa ütlesid, et kõige lõbusam osa sellest on see nii-öelda praktiline pool. Minu meelest loengud on ka väga lõbusad. Ai, muidugi on, jah. Ma just ise väga praktiline inimene, mulle väga meeldib seda, et ma saan päriselt rakendada seda, mida ma õppinud olen. Mulle meeldisid väga mõlemad pooled. Sa võid nüüd rääkida. Ja ma arvan, et meil täiega selles mõttes vedas, et me sattusime just siis sinuga mõlemad siia õppima, kui oli käimas ka Tartu 2024 nagu. Ja ma tegingi enda esimese praktika seal. Mega äge kogemus. Korraldasin Soome-Ugri filmifestivali ja samuti Veljo Tormis unustatud rahvaste kontserdit ERMis, mis nagu andis jällegi mega nagu
kontaktide nimekirja, onju. Et see on üks kõige nagu ägedamaid praktikakogemusi, ma arvan, ja teise praktika ma tegin tegelikult Aidas Viljandis, kus siis aitasin korraldada ka erinevaid sündmusi, Etno Kulbist lõikuspeo kitarrifestivalini ka tegelikult natuke ja et ei pea tegelikult kaugele nagu minema, et saada seda ägedat kogemust nagu, ma ütleks. Ja siis muidugi kõik need vabatahtliku kogemused ka, millest juba rääkisite, et Treski festival, Tallinn Music Week, et no ma vist ei hakka ka midagi eraldi lisaks, tegelikult hakkan küll. Ühe asja toon veel lisaks välja. Mulle väga meeldis Tallinn Music Week koos Funky Embassiga praktika, see oli mu esimene praktika, seal ma tegin ka sotsiaalmeediat, turundust ja see oli minu meelest nii äge just selle poole pealt, et ma nagu täiega põdesin seda, et kui ma lähen sinna Tallinnasse, et mis ma tegema pean seal, ma enamasti teen kõik asjad Viljandis kohapeal ära, sest see on ma kohalik onju. Ja et nüüd pean minema suurde linna, kus ma ööbin seal. Ja siis, kui ma jõudsin Tallinnasse ja kui mul oli see väikene õhtune briefing, et mis me siis tegema hakkame, siis August promootor ütles mulle põhimõtteliselt, et lihtsalt oled siin, filmid, naudid kontserti. Ja siis see pingetunne, mis mu õlgadelt laskus sellist meeletu, ma olin nagu, kas see on mingi unenägu, on see päris? See oli väga tore. Ja mulle ka tundub, et kultuurikorralduse suur osa on lihtsalt see, et pea ees vette ja siis proovid leida nagu selle tasakaalu keskme üles ja siis nagu hakkad kuskilt minema. Seoses selle, mis ma just näiteks tein, see Soome-Ugri filmifestival, seal oli ka samamoodi, et eks me ikka veits eelinfot saime, onju, et kus, mida nii edasi. Me olime justkui produktsiooni assistendid siis nii-öelda kaaspraktikandiga. Ja siis öeldigi, et nii, et sul on see võttegrupp, sul on see võttegrupp, nad ei olnud eestlased. Ja siis ongi kõik see kommunikatsioon, ma mäletan, pidin Tartus hommikul kell 6 minema kuskilt õhupalli otsima heeliumiga, sest et ta oli seda filmi jaoks vaja, ma sain nagu mingi pool tundi ette teatamist ja siis hommikul kell 6 otsi heiliumiga õhupalli Tartust nagu punast värvi. Siis lõpuks kuskilt saime nagu, ma ei tea, mingi naljakas pood oli lahti ja siis kuigi Annelinna filmima siis ühesõnaga mingid siuksed pisiasjad, millega üldse ei oska arvestada ja siis pead neid lahendama. Aga see on mega äge nagu jällegi, tõstab seda vererõhku võib-olla jällegi, millest me enne rääkisime. Väga lahe. Aga kui te nüüd mõtleksite nüüd tagasi jälle, et oled veel eksiga koos ja ei tea, mis see tüvka on, et mis te siis soovitaksite endale või üldse inimesele, kes ei ole üldse veel kokku puutunud, aga tundub, et on, võiks tulla? No minu meelest on mega äge õppekava, nagu mäletan esimesel aastal vist oli meil see aine antropoloogia Marko Veissoniga. Meil on praegu. See oli mul lemmikaine. Ma päriselt mõtlesin eriala vahetada, minna antropoloogiat hoopis õppima. Suuresti siis ma arvan, et see ikkagist oli Marko Veissoni pärast, et ta on lihtsalt nii hea õppejõud. Ta seletab kõik asjad nii hästi ära, nii põnevalt kuidagi, nii huvitavalt, aga kuna see kogukond, kuhu ma oleks tahtnud siseneda, on väga keeruline. Nimelt mind huvitab islamikultuur väga. Ja ma oleks tahtnud Afganistanis teha seda uurimistööd, siis ma selles elus loobusin sellest antropoloogiks olemisest. Äkki see tuleb alles sul? Ei, see on järgmises elus, ma olen juba paika pannud. 10 aastat ära ja uus pakka alla. Just. Ma ütleks samamoodi, et õppekava, mulle meeldib just see, et see nagu on tegelikult kogu aeg nagu muutuses ka natukene. Et nagu mitte terve õppekava, aga nagu mingid ained ikka tulevad juurde, mingi asi läheb ära, mingi muutub, mingid asjad ühinevad, onju. Et see on nagu mega vinge. Et ühelgi aastal ei ole nagu täpselt sama kogemus, et alati nagu liigutakse paremuse suunas, onju, nagu ikka ja üritatakse nii-öelda seda veelgi rohkem siis elavdada seda õppekava. Aga Viljandi Kultuuriakadeemia puhul üleüldiselt ma arvan ikkagi see, et see on nagu väike kogukond, sest me oleme küll Tartu Ülikooli vist kõige suurem filiaal, ma arvan, mingi 700 tudengit meil on ju. Ja ma ei tea, kas Pärnu või Narva. Võib-olla nad on suuremad, igastahes nagu mu idee on see, et me oleme südamelt suured. Aga just see idee, et kogukond, et siin on nagu 700 õpilast umbes on ju ja kõik nagu kuidagi nägupidi ikka tunnevad üksteist, teevad kogu aeg koostööd mingite projektide raames. Ja ma ei tea, isiklikult linn ka täiega meeldib. Siin on nagu nii palju tegelikult teha, kui sa nagu oskad otsida ja igaüks leiab endal nagu selle niši nagu. Ja minu meelest TÜVKA puhul ongi just eriti äge ka see õppejõududega kuidagi hästi mugav ja seotud olemine, et isegi kui see ei ole sinu eriala õppejõud, näiteks muusikaosakonnaga, et sa lihtsalt tunned seda tuge ja seda
ühtsust ja seda, et nagu me kõik oleme siin tegemas ühtset asja, meile meeldib seda asja teha, keegi ei ole sinust kuidagi üle. Et no näiteks muusikaosakonnas Marek Talts, Peedu Kass, väga virtuoossed, väga prominentsed inimesed minu jaoks. Aga mul on au suhelda nendega ja see, et mul ei ole nagu siukest, et issand jumal. Vaid me oleme kuidagi ikkagist nagu inimesed, nagu sõbrad. ja kui te nüüd mõtlete nüüd selle peale, et meil aprillis 15. Jah. 15. aprill on need avatud ustepäev ja pärast seda siis tulevad noored, mõtlevad, et tahaks midagi õppima minna. Et mis te soovitaksite, et miks tulla näiteks miks Viljandisse tulla, miks tulla kultuurikorraldust õppima? Eelkõige ikkagist nende inimeste pärast. Sest et no üks asi on see, et sa saad seda sotsiaalvõrgustikku ja hästi lõbusaid inimesi ja hästi palju nalja enda ümber. Aga teine asi on ka see, et läbi nende inimeste ja läbi nende kogemuste sa õpid ka hästi palju iseenda kohta ja meeletu kasvamine just ka nii-öelda iseenda arengus, et see on minu meelest nagu kõige vingem selle juures, et saad hästi palju enda kohta teada, et mis on su tugevused ja nõrkused ja samas ka julged neid välja tuua ja julged olla sina ise. Ja mina soovitaksin kultuurikorraldust ja kooli eelkõige sellepärast just, et kultuurikorralduse puhul nii lai eriala, kõigega, mis Reilik ütles, nõustun ka, aga nii lai eriala, et sa lõpuks võib-olla lähed siit ära niimoodi, et sa ei korraldagi mitte ühtegi sündmust enda elus, vaid tegeled mingi teise asjaga on ju täiesti. Et lihtsalt saad nii suure põhja siit. Ja tegelikult ilmselt ka teiste erialadega on see niimoodi, et kui sa muusikat õpid, siis keegi ei arva, et sinust nüüd saab lihtsalt elukutseline muusik, et neid võimalusi tegelikult väga palju on ju. Aga ma ei tea, ma ütleks ka, et võib-olla see enese leidmine, et ma ilmselt ei tunneks ära ennast, kui ma nüüd nagu 4 aastat siis tagasi mina näeks praegu mind, et täiesti teine inimene nagu, et jah. See on huvitav, et sa tõid välja selle, et isegi kui sa õpid kultuurikorraldust, et siis sinust ei pruugi üldse korraldada saada, et ma tunnen iseendaga ka, et ma olen nüüd nagu põhimõtteliselt lõpetan varsti ja ma ei näe, et ma tahaks nüüd veel midagi korraldada, vaid ma tahan hoopis sotsiaalmeedia valdkonnaga tegeleda. Aga samas ma tunnengi, et ma olen selle põhja ikkagi siin koolis saanud. Just. Jah. Ja võib-olla ka see, mis on Viljandi puhul väga tore, on see, et kampsikute linn, nagu meid kutsutakse vahepeal. Et algus, kui ma tulin, siis ma mõtlesin ka, et siuksed boheemlased on ju, aga tegelikult muutud päris kiiresti ise kampsikuks nagu, ma ei tea, see on minu arust nii tore nagu see, ma ei tea, et nagu meid nähakse kui siuksed boheemikud või ma ei tea, kas see on õige sõna. Kusjuures ma kampsini asju ei ole kuulnud, ma käisin Draamateatris vaatamas seda Ükskord Liibanonis ja siis sealt räägiti sellest, et kuidas Eestis leitakse diplomaate ja siis seal oli, et nojah, et mõned tudengid leitakse ka siis sealt Viljandist, et nendest villastest sokkidest. Villased sokid Villased ka, sokid jah. ja kampsu villased sokid Jah. või siuke noh. No villane. Villane jah, siuke kunstiinimesed. Ma ei tea, enne siia tulekut ma ei pidanud üldse ennast kunstiinimeseks. Nüüd juba natukene võib-olla. Pool tundi Eva pärast tema räägitud, tunnen, nüüd on juba kunst. Just. Aga lõpetuseks oleme siin ühes, ma arvan, siis tüüpka südametest. Kas teil meenub mingi ruum, millega teil kohe mingisugune kärtspauk mälestus meenub? Kärtspauk mälestus. No esimesena mulle meenus ikkagi Vimka, see vana hea. Vana hea maja. Ma ei tea, te olete käinud seal või? Ei ole. Teil vist ei ole seda au olnud, jah? See on hallitus. Hallitus. No ma olin haldusjuht hallituse lõpus. Võib-olla sellepärast see meenubki mulle kõige eredam. Kusjuures mul tuli praegu sellega meelde, Vimkas üks seik oli see, et meil oli mingi kontsert oli teil seal vist, on ju. Mina nii-öelda seal meeskonnas ei olnud, aga hästi külm oli ja siis Reelika pidi korraldama üle linna kokku nagu mingi 50 soojaõhupuhurit või ma ei tea, sest et Inger käis esinemas seal. Ja siis ma mäletan, mingi suvakas mees tõi meile kuskilt, ütles, et jätke terveks, pärast tulen, võtan tagasi, on ju. Siis sul vist elukaaslane tõi, on ju. Ja kuskilt me kogusime kokku lihtsalt üle linna, kõik teid kodust, nagu, et seal nagu oli nii külm talvel. Ja siis me pakkusime pleede ja teed hästi palju ja see oli luuleõhtu, hingetõmbed sõnadeks. See oli see hoopis, sorry, ma ajasin sassi 2 asja. Ja me tegime seda projekti ainult sellepärast, et turunduse projektida. Turunduse õppeaines. Pidime tegema turunduse õppeaines mingisuguse turunduse. Pidime lihtsalt turundust tegema mingisugune sündmusele ja siis me mõtlesime, et me vist ei viitsi mingisugune sündmusele turundust ja me teeme ise sündmuse ja teeme sellele turundust. Wow.
aga ei, väga äge tuli lõpuks ju tegelikult, seal oli mingid sponsorid, värgid, te tegite sotsmeediat sellele ja no mulle meeldis selle puhul see, et jah, seal oli külm onju, aga see kuidagi sobis sinna novembrikuu luuleõhtusse väga hästi. ma isegi võtsin ühe raamatu sealt mingi loosiga või mingi asi teil oli Mu seal. vend ka, ma sain endale selle. aga no luuletaja andis mulle endale ka ja siis ma andsin vennale tagasi. No. Aga kui nüüd konkreetsest ruumist rääkida Peamajas, siis ma arvan, et mul ikka tuleb see 212 või 202. Need on need põhilised, kus me vist õppinud oleme. jah, kas 204 on see, mis siin on? Ei, 202 on see, mis on see klaas, vaata ümber. Aga mis see, mis siin on? 212. 212 jah. See, mis mu lemmik, 214 mul üldse meeldib. 202 muidu on nice, aga see on nagu klaas, niimoodi, et see on nagu klaaskuppel justkui. Ja siis sa kuuled kõiki neid tšiklivendi, kes sealt mööda sõidavad, seal hakkab mega palav kiiresti. Aga üks lugu tuleb ka meelde, meil oli kunagi, ma ei tea, äkki 3. või 2. aasta, veel oli mingi loeng ja ma ostsin siit samast endale sealt kohvimasinast kohvi. Siis loeng käis, siis ma üritan sellega vist sisse hiilida kuidagi, siis mu kursaada lihtsalt lööb selle kogemata niimoodi õhku, et mul lendab kõik kohvi peale üle. Ja siis ma lihtsalt olen selle enda valge särgiga ja mõtlen, et no nii, siis saab, aga ma olin loegu lõpuni ja kõik oli täitsa tore. Nende ruumidega on alati hästi toredad lood. Mäletan, et meil esimene semester meil oli selline tuntud ajakirjanik nagu Margus Haab. Ja Margus ütles, et jaa, et kui Viljandis, kui te näete, mis see oli, üks kiirabi. Ei, kõigepealt, kui sa kuuled ühte sireeni, kui Yeah. me olime seal akvaariumis, siis Yeah. sa kuuled ühte sireeni sealt mööda, Aa, siis on okei, et siis võib loeng edasi minna. Yeah. Kui tuli teine sireen tuli peale, siis ta tõmbas toimetusse kõne, et joo, et ja siis öeldi ka, et sinnapoole. kui te kuulete ka, siis helistage mulle, et siis on vaja. Aga teil oli ka seal klaaskuppis. Ja, Sealt näeb kohe klaaskuppis. vaata. Ja teine, mis on siis seal kõrval ongi 204, see on see väike klass, vaata. Aga meil oli kultuuriloo eksam seal. Seal oli, meil oli siis Sama, jah. Kultuuriloo kultuuriloo eksam, jah. eksam. jah. See oli minu arust selle aja jooksul, ta pole kõige raskem eksam, aga kõige põnevam eksam on. Oli küll ja kõik ägedam. Sest Keho siis eksam koosneb sellest, et sa sisened ruumi, sul on täringud ja sa veerutad need teemad. ei, kõigepealt on ukse peal vastas. Alguses on ukse peal vastas, surub kätt. ja tal on kuuk seljas. See oli Jah. parim osa, ma ütleks. Mul tuli praegu sellega seoses meelde üks parem lugu, sest et seesama eksam, kui meil oli, siis selleks anti need kordamisküsimused on ju ja seal oli kirjas üks punkt, vaata noh, mingi, ma ei tea, punkt 5, alaküsimus 4 või mis iganes, kes on su lemmikmuusik, on ju. Ja ma arvasin, et pidi nagu võtma sellest, keda me õppinud olime, noh, nagu ma ei tea, meil seal olid siis Eesti ja muusikud on ju mingi Alo Mattiiseni, kes iganes. Nii, ja siis ma mõtlesingi, et no okei, kuna ma Jõgevalt pärit olen, eks ma siis ütlen, et Alo Mattiisen on mu lemmikmuusik, on ju. Siis lähen kohale siin ukse taha, mõtlesin, et no okei, et noh, nagunii ma seda teemat ei veereta, on ju, vahet ei ole, et mis teised vaata siis valisid, siis kõik ütlevad seal Trad Attacki ja listid, on ju. Mõtlen, et me neid küll ei õppinud, et väga huvitav. Ja siis ma lõpuks veeretasingi selle Alo Mattiiseni endale, aga ei, tegelikult väga hästi siin hakkama ja teadsin mingisuguseid fun fact'e, mida võib-olla teised ei teadnud ja aga lihtsalt ma ei tea, kuidas ma selle peale tulin, et ei tohi võtta ühtegi teist muusikut. Mulle meeldis vanemad, mis teised kursused, ühe tudengi lugu, kuidas ta läks ruumi, veeretas sama teema ja rääkis genialistidest ja siis lõpptulemus oli see, et nad siis õppejõuga laulsid ükshaaval genialistide laulu. Kursaõde meil. Jah, et see, jah, mis mõttes ma oleks nagu seda lugu kuulnud? See oli nagu päris lahe. Põlvkondade ülene lugu lihtsalt. Kas me tõmbame otsad kokku? Vot, mina olin Robin. Mina olin Rovi. Ja see oli Kultuurilainel. Täna oli meid külas Joosep ja Reilika. Ja näeme siis järgmine kord, kui mitte varem. Peace. Peace. Love. Ciao.